Ma nägin kuradima koletist. Järgmiste päevade jooksul hakkama rinda pistma kõige hullumeelsemate maastikega, et leida selle maa kõige eksootilisemaid loomi. Mees, ma olen selleks nii valmis. Meil on ka erikülaline, Brasiilia legend. Tere, kutid! Siin ta on, kutid. Meil on Nick Cracker, tõeline legend siin Ameerikas. Nii, Wade palus mul näidata talle kõige eksootilisemaid loomi, mida Floridal on pakkuda. Ma võin garanteerida, et Wade pole neid asju näinud. Ma võin ka garanteerida, et teie pole neid samuti näinud. Enamik inimesi ei tea isegi, et need loomad olemas on. Ja me läheme kohe välja, et leida asju, mille kohta te ei teadnudki, et neid saab süüa. Mul on ka mõned asjad seljakotis Nicki jaoks. Natuke hiljem, kui meil õnnestub mõned neist eksootilistest loomadest kinni püüda. Kuule, kas oled selleks valmis? Olen küll. Ma tahan teada, mis seal seljakotis on. Ma ei ütle sulle, mees. Olgu, lähme. Teeme ära. Nick tapis end peaaegu ära, püüdes paadile saada, vend. Kas sul on kõik korras? Ma lõin oma sääre nii valusasti ära just praegu. Mul on tegelikult päris valus. Aga mis teha? Me jätkame. Nagu me Austraalias ütleme, küll sa hakkama saad, vend. On aeg tutvustada sulle paadikaptenit. Kas te ütlete siin skipper? Kapten. Kapten. Hästi, meil on kapten olemas. Siin on Dylan, tema on siin tegijakutid Florida Case'is. Vend, kas täna võib oodata põnevat tegevust? Jah, kindlasti. Saame teada, sõber. Me saame selle teada. Lähme, on aeg hakata horisondi poole rühkima. Lähme! Poisid, ma olen tänaseks nii elevil. Loodetavasti leiame hulga pööraseid loomi. Olgu, poisid, meil oli just korralik elamus. Oleme jõudnud esimesse kohta. Milliseid loomi me siin jahtima hakkame, vend? Olgu, me oleme praegu Florida madalikul. Hakkame otsima mangroovisnappreid. Hakkame otsima hiidgruppereid. Ta mainis tegelikult, et teil Austraalias ei ole Goliath-gruppereid. Ma arvan, et me võime kindlasti neid palju näha. Selles piirkonnas on ka väga suuri angerjaid. Nii et kui sa ulatad käe kivikrabide või homaaride järele, ole ettevaatlik. Nad võivad sind täiesti hammustada ja võivad su käe ära võtta. Pane tähele, see ei ole liialdus. Selles piirkonnas on väga suured sidrunhaid. Need sidrunhaid on uskumatult agressiivsed. Kui sa midagi lased või näiteks kui sa lased kala ja see hakkab rabelema, pead selle kala enda ligi hoidma. Neil on hambad näost väljapoole ja nad ei karda tulla ning sind rünnata, vend. Nad tõesti ründavad sind. Hihah. Nii, et kui sa siid eksootilisi liike, siis tead, et saad ka eksootilisi kiskjaid. Olgu, paneme varustuse selga. Lähme vette. Ma olen elevil. Kes teab, mida me sealt alt leiame? Lähme, kutid. Lähme. Mina kasutan siin suurt kahurit. Meil on Rob Alleni rullpüss. Mis relv sul on, vend? Mul on vibu ja nool. See meeldib mulle vee all kõige rohkem kasutada. Ma hakkan sihilikult jahtima väga suuri snappereid. Ma olen näljane. Ma olen selline tüüp, kes ärkab üles ja on kohe väga näljane. Loodetavasti tuleb varsti eksootilisi loomi. Oled valmis, vend? Kuule, lähme teeme ära. Hästi, lähme! Jee!
Mehed, me tulime just oma hommikuselt esimeselt sukeldumiselt ja meil on siin mõned ilusad kalad. Kas te kutsute neid mangroovi snapperiteks? jah, need on mangroovi snapperid, hallid snapperid, need on tõesti head. Austraalias kutsume neid mangroovi jackideks. Nad on väga sarnased. Ja mis kala see siin on, mille sa said? Wade ütles mulle, et teil Austraalias seda kala ei ole. See on lambapeakala. See on Floridas väga levinud, lausa kuldstandardiks peetav kala siin. Täiesti imemaitsev. See saab olema natuke sööki, mida me hiljem sööme. Tucker tähendab toitu, sõber. Olgu. Ja. Läheme natuke edasi, kutid, ja vaatame, mida veel leiame. Ma tahan midagi tõeliselt eksootilist. Ära saa valesti aru, need on head, aga ma tahan süüa midagi sellist, mida keegi pole kunagi näinud. Saad aru, mida ma mõtlen? See ongi see, mille poole ma püüdlen. Me peame minema teisele planeedile. Lähme. Aitäh, kapten. Sina juhatasid meid õigesse kohta. Tõeline legend siin. Olgu mehed, oleme nüüd natuke mööda rannikut edasi liikunud. Meil on otse ees laevavrakk. See saab olema meie teine koht täna. Eelmine koht, ärge valesti aru saage. Meil oli seal ägedaid asju, aga see ei olnud midagi võrreldes sellega, mida me kohe leiame. Siin on tõeliselt eksootilised asjad ja lisaks sellele on see tegelikult palju suurem. Ma mainisin eelmine kord haid, aga laevavrakkide ümber olevad haid on tihti väga suured härghaid. Okei. Nii et kindlasti hoidke kokku, kindlasti olge üksteise lähedal ja loodetavasti leiame näiteks kuubera snäppri, see on nagu kalade kuldstandard. Meil on siin terve hulk uusi loomi, palju asju, mida ma pole kunagi varem kogenud. Lähme vette ja vaatame, kas saame midagi kätte, mees. Teeme ära, jah. Lähme! Kuule, surrai, tule siia!
ai! Me läksime sinna alla kätega ja napsasime mõned ära. Kuidas end tunned, vend? Vend, need on tõesti ühed parimad asjad, mida Floridas süüa saab. Need on Florida ogahomaarid ja neil on väga magus liha. Täiesti erinevad nendest, mida me Austraalias saame. Need on peaaegu nagu pruunikas oranži värvi ja ma olen väga elevil, et seda proovida. Kas sa arvad, et me leiame sealt alt veel midagi, mis on... Nii et ma sõna otseses mõttes sukeldusin ringi ja mul on tunne, et see on lihtsalt liiga hea koht, et siin ainult homaarid oleksid. Siin on nii palju väikseid pragusid ja õõnsusi. Ma olen 100% kindel, et siin on midagi palju eksootilisemat kui see, mis meil praegu käes on. Meil on mõned homaarid, aga me peame leidma selle hullumeelselt eksootilise looma siit. Tead, vend, minu kanalil on meil midagi eriti hullu. See on just see asi siin. Ja ma olen sulle sellest Quick Revive'ist ühe hullumeelse joogi kokku seganud. Purple Batch, vend. Kas sa üldse tead, mis see on? Ei, ma olen natuke hirmul. See on natuke imelik. Kui sa selle võtad, vend, siis sa sünnid uuesti ja see annab sulle uue elu. Nii et me saame siin minna ja leida mõningaid hullumeelseid loomi. Ava see lahti, vend, ja võta sellest esimene lonks. See lõhnab võimsalt. Kui oled oma lonksu võtnud, anna see mulle edasi, vend. Mis see on? See oli hämmastav. Mu jumal. Issand küll. Kas meil on seda veel? Me oleme praegu täiesti pöördes. On aeg tagasi vette minna ja see eksootiline loom kätte saada. Lähme. Ma olen elevil. Mul on praegu vaja midagi tõeliselt eksootilist. Lähme, vend. Poisse, Hullumeelne. vaata seda looma siin. Mis see asi on, vend? Nii et see on roheline murene ja nad vingerdavad kivide vahel. See on põhimõtteliselt hiiglaslik meremadu ja kui ta sind hammustab, kaotad sõrme. Neil on mitu kihti hambaid ja nad peavad olema ühed kõige eksootilisemad loomad siin. Eks? Need on kindlasti ühed kõige pöörasemad ja eksootilisemad olendid, keda ookeanist leida võib. Kuid Floridas on mõned kõige hullumeelsemad loomad, keda sa kunagi näinud oled, eriti soodes. Me tegelikult lähme nendele soodele järgmistel päevadel, kutid. Me suundume Evergladesi, aga kõigepealt lähme selle asja ära küpsetama ja vaatame, kuidas see maitseb. Ma suren juba tahtmisest seda asja süüa. Ma kohe lähen. Lähme, vend. Olgu, kutid, me lihtsalt sõidame praegu nendesse saartele, siin me hakkamegi oma toitu valmistama. Need on peaaegu nagu mangroovi saarte moodi, 2 tükki on siin kohe ja ma arvan, et me tõmbame paadi siia kaldale. Meil on olnud üks kõige hullumeelsemaid päevi üldse ja meie ees on tohutu valik toitu. Alustades paremalt, meil on siin Florida ogahommar. Kas sa oled kunagi sellist proovinud, Wade? Ma pole kunagi sellist proovinud. Neil pole mitte eriti magusliha, vaid ka nende peavõi on väga maitsev. Pärast küpsetamist muutuvad nad väga erksaks punaseks. Ja nad söövad pidevalt väikseid karpe ookeanis. Need on tõelised maiuspalad.
see on kanalikrabi. Kas oled kunagi sellist tüüpi näinud? Ei, ma pole varem sellist näinud. Okei, see siin on emane. Isastel on suuremad särad. Emased muutuvad erksaks, punaseks ja peamiselt süüakse nende peavõid. Siin keskel on mangroovi snapper. Sellest saame 2 väga head fileed. Nende peal on väga teravad ogad, seega pead neid küpsetades ettevaatlik olema, aga need on tegelikult väga head. Siin on meil sheepshead kala. Sheepshead kalad on tõesti väga head, sest nad söövad kõik meritõrud ja koorikloomad kaljult ära. Kõik, mis sööb meriroose ja koorikloomi, on väga magusa lihaga. Kas tahad tutvustada oma? Jah, meil on siin tipphetkutid. Hiiglaslik mureen. See on roheline mureen. Miks sa seda üles ei võta? Me võtame selle üles. See saab olema üks eksootilisemaid loomi üldse, kutid. Vaadake selle asja suud. Mine siit minema. Ma ei taha seda suudelda, sest neil on 3 rida hambaid. Kui see asi mind hammustab ja pealegi on mureenid uskumatult raskesti tapetavad. Näiteks see, et see asi ei ürita Wade'i hammustada. Ei, temaga on kõik korras. Temaga on kõik korras. Temaga on kõik korras. Me lõikame selle pahareti küljest mõned steigid ja need maitsevad tulel tehtuna väga hästi. Üks asi, mida Wade mainis, oli see, et me küsisime temalt, kas ta tahab angeret sisikonnas puhastada. Ja ta ütles, et ei, me oleme austraallased, me sööme sisikonda ka. Ja ma arvasin, et see on lihtsalt kõige hullumeelsem asi üldse. Vend on valmis kõike sööma. Ma arvasin, et mina olen hull toitudega. Vend, sina viid selle täiesti uuele tasemele. Siin kandis on inimesed teisest puust, kallis. Ma näitan sulle, kuidas me saartel asju ajame, vend. Meil on üsna ainulaadne viis ja see läheb tavaliselt täiega käima. Vend, mis asja? See ei saa olla, see on hullumeelne. See ei saa päris olla, vend. Kas see on vend? Kommenteeri kohe, kui sa tead, mida see tähendab või kui see ei anna üldse mõtet. Ma vannun, see mees on terve päeva lihtsalt suvalisi asju rääkinud. See on kindlasti välja mõeldud, vend. See on hullumeelne. Viska see siia. Siin on hunnik puid, vend. Meil on tuli täiesti löömamas. Nick paneb sinna lihtsalt natuke hapniku juurde. Kõik, minge lõigake. Kommentaarides käib praegu korralik möll. Te teate küll, meil on hull kokkamine kohe algamas. Ma olen praegu nii järevil. Meil on kala ees küpsemas. Meil on meie mureen siin pulda peal ja meil on ka karbid, vend. Sa pead need kohe peale panema. Need jäävad lihtsalt nendele sütedele ja peavad värvi muutma. Vaata, see liigub. See peab olema kõik need närvid tema kehas. Poisid, meie kala on ilmselt viimased 15-20 minutit küpsenud. Ta näeb üsna valmis välja. Kas ootate seda juba? Ma ei võta sellest ampsugi. Sa ütled, et see näeb hea välja. See on nagu hiiglaslik söötükk. See on nagu... Bro, see on valmis. Olgu, võtame need kalad maha. Ma arvan, et proovime kõigepealt kala ja siis läheme edasi karpide juurde. Lõpetame angerjaga. Wow, see on tõesti hea. Tegelikult näeb. Wow, sheepshead. Proovim teda. Liha, see on üsna valge. Näeb hea välja. See on hea, vend. Wow. Mis hinde sa sellele 10 annad? 11. See on nii hea. Ja mulle tundub, et kui oled näljane, siis toit maitseb hoopis teistmoodi. Kuule, see on ka tulel küpsetatud. See on hämmastav. Mul on siin otse ees mangroovi snapper. Mind väga huvitab, kuidas see võrreldes sheepsheadiga maitseb. Proovi ära. Wow, Wade, tõeline välikokk. See on uskumatu. Ai, see on kuum. Liha on palju helbelisem kutid kui sheepsheadi oma. Lähme edasi. Wow! Snapper lõkkel küpsetatult on ülihea. See on parem kui sheepshead. See on uskumatu. See on nii hea. Mangroovi snapper võidab kindlalt. Miks teil karpe pole, homaar? Ma arvan, et me lihtsalt rebime talt saba küljest ära. Ja. Oo, jah! Vaata seda! Just seal! Oh, püha taevas! Ja terve hunnik võid ja muud kraami seal sees. Ma olen kindel, et sa tahad seda ilmselt. Ja, küpseta see ära. Proovime ära. See on jumala hea. Vend, see on nii hea. Meil on kakakott olemas. Vend läks sellele täiega kallale, kutid. Ja vaadake seda irusat homaari saba. Wow. Kaka teeb selle paremaks. Olgu. Ja kõige hullumeelsem loom üldse. Meil on hiiglaslik murene. Ma pole kunagi varem rohelist murenet söönud. Näete kohe siin, see on ilus valge liha. Tänase päeva kõige eksootilisem. Terviseks. Proovime selle ära. Siil sees on kindlasti mõned kondid. Aga liha kvaliteet polegi nii olnud. Mul pole liha vastu midagi. Sul pole selle vastu ka midagi. See maitseb veidi imelikult. Ei, mulle see ei meeldi. Mulle see ei meeldi.
Vend, aitäh sulle tänaste täielikult pööraste hetkede eest. See oli hullumeelne. Aitäh, et näitasid mulle neid eksootilisi loomi. Mehed, me läheme siit minema ja suundume Evergladesi. Nick, sa oled tõeline legend. Kui tahate seda kõike vaadata, jätan info kirjeldusse. Järgmisena liigume edasi. Näeme varsti, kutid. Lähme! Oleme just maandunud ühes maailma kõige pöörasemas paigas. Oleme Florida Evergladesis. Ja te teate, et me otsime kõige eksootilisemaid loomi, mida maailm pakkuda suudab. Kui te arvate, et nägite eile pööraseid loomi, siis oodake, kuni näete, mida me täna leiame. Siin on hiiglaslikud krokodillid, alligaatorid, maod, kilpkonnad, terve hulk sisalikke ja kes teab, mida me siit veel leiame. Läheme tutvume nende poistega ja asume teele, eks? See on sõiduk, millega me täna ringi liigume. See asi on pöörane. Seda liigutab sõna otseses mõttes õhk ja see suudab sõita peaaegu ilma veeta, otse üle selle sooma. Poisid on siin üleval, anna mulle patsu. Nii, väga hea, väga hea. Nii poisid, millele te spetsialiseerute? Evergladesi uurimine, invasiivsete liikide püük, me peame palju jahti. Kõike, mida seaduslikult võib jahtida, me ka jahime. Nii et põhimõtteliselt need kutid siin, kõik, mida nad terve päeva teevad, on poistega välja minna, kõvasti lõbutseda ja asju tappa. Kas põhimõtteliselt nii ongi? Põhimõtteliselt küll. Põhimõtteliselt küll. Ilmselgelt oleme me ühel kõige hullumeelsemal sõidukil üldse. Kuidas see asi töötab ja kui kiiresti see asi sõita suudab? Meil on suur lennukipropeller ja palju hobujõude. See pöörleb väga kiiresti ja puhub paati edasi. See konkreetne liigub umbes 45. On väikseid reesilinde, mis teevad umbes 140. Meil on ka linde, mis töötavad täiesti kuival maal. See siin liigub isegi veidi vähem kui tollises vees. Kuni natukenegi vett on, saab see sõita. Hakkame nüüd horisondi poole kiutama, mehed. Käivitage mootor. Lähme! Need asjad siin on päris palju. Peame kandma neid kõrvaklampe, et meie kuulmine ikka alles jääks. Robert, kilpkonnad, alustage kaladega. Lähme! Meil on siin esimene loom, see on punakõrv ilukilpkonn. Tal on ees isegi kaanid küljeskutid, ta on end sinna sisse tõmmanud. Ja see on siin võõrliigist kilpkonn. Ma hüppasin lihtsalt sohu ja haarasin selle asja paljaste kätega. See asi ei lõhna hästi ja on kaane täis. Tegelikult on nad pärit Kesk-Ameerikast ja neid kasutatakse lemmikloomakaubanduses. Nad ei tohiks siin olla, aga nad on osariigi kaitse all, nii et me laseme selle lahti. See on ilus väike loom. Viskame ta tagasi ja ta elab edasi, eks? Lähme. Nii, sõber. Ta vajub lihtsalt sinna muda sisse ja jätkab uurimist. Millest need kutid siin tegelikult toituvad, poisid? Kõik, mis on surnud, rebivad nad tükke küljest. Nad söövad palju liha, nad söövad. Nad on teatud määral lihasööjad. Nad söövad ka natuke taimset, aga on kindlasti lihasööjad. Meil on olnud tõesti häid märke loomadest. Me jätkame paadiga edasiliikumist. Hoiame pöialt, et leiame veel midagi pöörast. Olgu kutid, nii et kui me siin liigume, leiame need alligaatorid kallastel. Need loomad on tegelikult külmaverelised ja mida nad teevad? Nad lihtsalt istuvad seal ja koguvad energiat ja muud sellist. Täpselt, nad päevitavad, koguvad päikesekiirgust, soojenevad ja muudavad selle energiaks. Loodetavasti leiame mõned kallastelt. Kui suureks need alligaatorid siin kasvavad? 15 jalga. Praegune rekord Floridas on 15 jalga ja 6 tolli, 1057 naela. Nii et tublisti üle 15 jala. See on ikka päris suur alligaator. Kas sa arvad, et nad suudaksid inimese maha murda? 100%. Hoiame pöialt, et leiame mõne suure alligaatori. Lähme! Poisid, siin ees on meil alligaator. Oh, jumal küll, vaadake seda elukat. Vau, vaadake teda. See on hullumeelne mees. See on hullumeelne.
Olgu kutid, meil on 2 alligaatorit kohe eespool. Nad lihtsalt päevitavad siin. Poisid just ütlesid, et isastel on laiem pea. Nii et meil on ees suur isane ja taga väike emane. Kutid, nad ilmselt paarituvad ja olgem ausad, ilmselt pole maailmas paremat kohta selleks. Tegelikult määrab sugu munade temperatuur, kutid. Nii et ilmselt, kui munad on kõrgemal, tulevad neist kõik isased, need on soojemad. Ja kui nad on madalamal, siis tulevad emased. Nad ehitavad kuhja ja kaitsevad seda umbes 60–70 päeva. Nendel alligaatoritel siin, kutid, on tegelikult 2 tüüpi silmalaud. Üks neist on täiesti läbipaistev ja see võimaldab neil vee all näha. Neil on ka teine silmalaud, mis aitab neil silmi sulgeda. Mees, see on hullumeelne, kuidas need olendid on Jumala poolt justkui loodud täiuslikeks kiskjateks. Jätame need siia. Mõned poisid on mulle rääkinud mõnest metsikust asjast, mis juhtus veidi ülesvoolu. Nii et liigume edasi. Lähme. Me oleme just jõudnud selle jõe kaldale, hüppame nüüd sellele väikesele saarele ja uurime natuke ringi. Väidetavalt leitakse siin püütonid. Olge nüüd natuke ettevaatlikud, kutid. Siin kandis on ka alligaatoreid. Olgu, kutid, meil on otse ees madu, kelle just märkasime. Üks poistest püüab selle kinni ja näitab meile lähemalt. Noh, mine peale, vend. Ta ulatab selle nii hästi. See on ikka pirakas, ära end hammusta, sõber. See on suur vana püüton, mille me just soost kinni püüdsime. Mees, see on hullumeelne. Kuidas te neid siin kutsute? Burma Putin. Birma püüton, mida need siin söövad, vend? Kogu kohalik loomastik, kõik väikesed imetajad. Linnud, kilpkonnad. Jah, nad lähevad puude otsa lindude ja rottide järele. Hiired, jänesed, Jah, pesukarud, opossumid. Nad kasvavad piisavalt suureks, et süüa täiskasvanud alligaatoreid, täiskasvanud valgesabahirvi. see, kuidas need tüübid oma saaki tapavad, on see, et nad pitsitavad selle surnuks. Täpselt seda teeb ta praegu mu käe ümber. Ja see asi, see on nii tugev mees. Ta surub sõna otseses mõttes kokku ja katkestab kogu vereringe mu käes. Oh, milline tõeline elajas siin. See Birma püütonkutid on siin võõrliik. Nii et me peame selle tüübi hukkama. Teeme seda võimalikult humaanseimal viisil ja viime selle tüübi siit keskkonnast välja. Ta hakkab siin kõik kohalikud loomad ära sööma ja see ei ole hea. See on tõesti ilus loom. Me austame teda ja hukkame ta. Puhka rahus, vend. Olgu, paneme ta paati. Lähme. Everglades pani meid proovile, aga me teadsime, et silmapiiril on midagi suuremat. Me pidime suunduma Austraaliasse. Ja ütleme nii, et mis iganes meid seal all ootab, on suur ja hirmus. Ma nägin tõelist koletist. Mehed, me oleme just maandunud ühes kõige pöörasemas paigas üldse ja te teate, et me ajame taga mõningaid kõige eksootilisemaid loomi planeedil Maa. Meil on siin minu tüdruk Froth ja täna on tegelikult tema esimene sünnipäev, nii et kõik minge kommentaaridesse ja soovige Frothile palju õnne sünnipäevaks. Ta on täna 1-aastane, mehed. Kas te suudate uskuda? See oli vaid aasta tagasi. Me olime siin Mangrove'is avastamas, kuid oli alles pisike. See on tema lemmikkoht planeedil Maa, mehed. Ja teate, me oleme kõige eksootilisemas riigis, et jahtida kõige eksootilisemat looma selle väljakutse lõpetamiseks. Hiiglasliku mudakrapi. Sellel loomal on rohkem testosterooni kui mul pärast üht pöörast reede õhtut. Ta on üles köetud, mina olen üles köetud ja see saab olema hull sõda. Froth, lähme, me peame mõned loomad üles leidma. Lähme. Ja, tüdruk. Nüüd on väga oluline, et me läheksime siit välja mõõna ajal. Näed, kogu vesi minu ümber on ära voolanud. Ja loodetavasti jäävad need hiiglaslikud mudakrabad siia ülesse kinni ja kuivale. See annab meile hea võimaluse üks neist paljaste kätega kinni püüda. Kuigi need elukad võivad mulle tõesti käe otsast ära võtta, kui nad mind kätte saavad. Seega on oluline, et kui me ühe neist leiame, oleksime valvel ja valmis võitluseks. Ja vaadake siia, Froth, see on hea märk. Siin on väikese mudakrabi kest. Ei, ära söö seda. Froth on juba näljane, täpselt nagu mina. Me peame leidma koletise. Meil on siin ainult paar tundi aega, kuni tõus muutub ja hakkab sisse voolama. Ja see hakkab need lagedad siin veega täitma. Seega on oluline, et liigume üle ja oleme kiired ning kaalutletud. See on Frothi lemmikkoht maa peal. Vaaka teda. Ta kaotab sõna otseses mõttes mõistuse. Ja on ainult õige, et täna on tema sünnipäev. Ja me laseme tal mudas mangroovides vabalt joosta ja krabisid taga ajada. Jah, tüdruk, lähme, tule. Oh, vaadake sinna, kutid. See on meie esimene auk siin. Alustan oma noaga ja loodetavasti, kui ma kuulen külisevat heli, siis tähendab see, et mu nuga käib vastu tema kesta.
ei, auk on mu noa jaoks liiga kitsas, nii et peame jätkama kätega, kutid. Palja käsi siis. Issand, see läheb ikka veel edasi. See auk läheb sõna otseses mõttes mitu meetrit tahapoole. See on siin taga ja keerab. Peame edasi liikuma. Me ei saa sealt midagi kätte. See koht tundub tõesti hea. Ilus ja alatud. Siin on mõned väikesed puud, siin peaksid mõned suured krabid olema. Vaata siia. Ma olen leidnud ühe kõige tabamatuma looma, keda siin mudaväljal leida võib. Õllepudeli. Keegi on siin mangroovides kõvasti tina pannud. Sa ei usukski seda. Kuule, Frott, vaata seda. Kas sa usud seda, sõber? Jätame selle siia. Saame selle tagasi teel üles korjata, aga peame natuke sügavamale minema. Need juurestikud siin on täiesti ideaalsed. Kõik krabid peidavad end selle kõige sees. Nii et me poeme siia alla, kontrollime kõik need palgid siin üle. Saime endale esimese krabikutid. See on täiesti maskeerunud ja ainus viis, kuidas ma aru saan, et see on krabi, on see väike läikiv asi peal. Frott on sõna otseses mõttes kuskile mangroovi jooksnud. Mul pole aimugi, kus ta on. Niipea, kui ma seda looma puudutan, ärkab ta üles ja läheb kohe kaitseasendisse. Seega on oluline, et me surume ta kohe kinni ja haarame ta kinni. 3, 2, 1. Sain ta kätte. Sain ta kätte. Oi. Tule nüüd, sõber. Nii, nüüd näed, täiesti kaitseasendis, aga me lihtsalt surume ta otse maha. Täpselt nii. Peaksin saama selle kätte. See siin on meie esimene krabi. See pole piisavalt suurkutid, aga see on hea märk. See on isane, ilus, väike krabi. Ta lihtsalt hängib siin üleval, ilmselt otsib emaseid, nagu iga teine isane planeedil Maa. Frott, kui lahe see on. Tüdruk, meil on esimene krabi käes. Vaata seda. Oi, hoia temast eemale. Ta tahtis siin näpistada. Paneme ta tagasi täpselt sinna, kus me ta leidsime. Täpselt sinna. Ta saab olema seal all peidus. Hästi. Uurime edasi, kutid. Lähme. Tule, tüdruk. Kus nii krabid on? Selle all pole midagi. Tõenäoliselt on see ainus kord mu elus, kui ma tõesti tahan krabisid saada. Üks asi siin on see, et siin on nii palju liivakärbseid. Liivakärbsed on nagu väikesed beebisääsed. Ja mida nad teevad, on see, et nad lihtsalt istuvad su naha peal ja hammustavad sind terve päeva. Tekib tunne, nagu miski roomaks sul naha peal. Siin Austraalias me katame end mudaga. Ja põhimõtteliselt see, mida see teeb, on see, et see tekitab just kui pealmise kooriku. Kui see ära kuivab, on see põhimõtteliselt nagu krokodillinahk. See kaitseb mind täielikult. Nüüd tuleb parim osa. Paneme selle oma näole. Peaks olema valmis. Veendume, et Frott saab ka. Pane natuke oma nina peale. Sa oled valmis? Hästi. Tõenäoliselt näen ma välja nagu täielik idioot. Aga ütleme nii, et see tunne on palju parem kui see, kui putukad mul mööda nahka roomavad. Hästi, lähme, Frott. Tule nüüd. Lähme. Vaadake seda siin, kutid. See peab olema ilmselt kõige väiksem mudakraab. Vaa, mees. Hei, ära näpista mind, sõber. Lihtsalt väike beebikraab. Ei saa teda isegi üles tõsta. Ta on nii väike. Olgu, me ei sega teda. Liigume edasi. Näed, maastik hakkab veidi muutuma. Puid siin enam eriti ei ole. Siin on rohkem selliseid sügavaid mangroovi juuresüsteeme. Vaatame siit alt sisse. Siin nad tavaliselt hängivadki. Saime endale krabikutid. Mees, need tüübid on ikka päris sügaval seal sees, jah? Neid on raske kätte saada, aga ma arvan, et selle tüübi saame kätte. Ma isegi ei usu, et mul on ruumi GoPro üles panna. Ma pean lihtsalt otse oma vaatenurgast filmima. Jah, ta ongi seal. Ma tahan proovida tema taha saada. Frott üritab ka siia sisse pääseda. Ta istub siiski täpselt siin. 3, 2, 1. Nii, valmis. Vaadake seda, kutid. Me oleme otse sündmuste keskmes. Meil on siin üks väike isane. See on ilus väike krabi. Ta on ilmselt natuke liiga väikese tüüp. Me tahame siit ainult kõige suuremaid krabisid leida. Ja see ei ole see koletis, keda me otsime. See on hea märk.
Ja kui nad on sellist ilusat roostekarva, tähendab see, et nad on liha täis, sest nad on kohe-kohe kesta vaetamas. Ma lasen ta lahti. Paneme ta kohe tagasi sinna. Nii, tule nüüd tüdruk, lähme otsime järgmise. See on tõesti hea märkutid. Selles ökosüsteemis on krabisid palju. Me pole lihtsalt seda suurt veel leidnud. Oleme just jõudnud selle jõe servale siin. See näeb tõesti hea välja. Vaata, kui sügavale mina ja Froth sellesse mudasse vajume. Vaadake seda siin, kutid. Oh, püha taevas, me leidsime just hiiglasliku sõra. Siin piirkonnas peab olema üks suur. See krabi oleks olnud ilusisane. See tähendab, et siin piirkonnas on tõenäoliselt üks suur, kes on selle ilmselt tapnud. Ta vajub mutta. Mis see on, mees? See on üks hullumeelsemaid asju, mida ma oma elus olen leidnud. Ja see näeb välja nagu mangroovahvena või snäpri pea või midagi sellist. See on hullumeelne. Vaata seda. Suur kalakolju. Siin peavad kindlasti krabid selle kalal maiustama. Issand jumal, kutid! Ma arvan, et ma just märkasin just oma elu suurimat krabi. Ta istub täpselt siin sees. Kõige raskem selle juures on see, et sa ei leia neid kunagi niimoodi lageda pealt. Nad on alati täpselt siin sees, mees. Olgu, tüdruk, hoia siit eemale. See krabi on liiga suur. Kas sa teed nalja või? See asi on tõeline elajas mees. Vaata teda seal. Olgu, ma proovin talle otse tagant läheneda. 3, 2, 1. Oh, ei. Oh, ei. Lähme. Vaata teda, mees. Ta on nii suur. Tal kasvab sammal peale. Jah, sain ta kätte. Jaa, sain ta kätte, mees. Vaata seda, meil on siin tõeline koletis. Ja me tõmbasime selle hiiglase otse siit mangroovide vahelt välja. Mehed, see asi on tohutu, ausalt. Tõeliselt suur, me saime sellega hakkama. Vaata seda, tüdruk. Oh, issand küll. Woo! Ma vajun sõna otseses mõttes põhja. Oh, issand küll. Veel. Vabandust, tüdruk. Me oleme praegu üsna sügaval. Minu viga. Ausalt, ma rooman siit kohast kohe välja. Lähme. Hästi tehtud, tubli tüdruk. Me vajusime sinna sisse. See oli hullumeelne. Oh, issand. Vaata, kui õnnelik Froth on. Ta on tagasi maal. Jah, tüdruk, me tegime selle ära, kallis. Meil on nüüd tõeline koletis. Ja Froth läheb sõna otseses mõttes hulluks. Oi! Ta tahab, et see oleks täpselt nagu mina, kutid. Võimalikult mudane. Vaadake teda. Jah, tüdruk. See saab olema üks hullumeelsemaid krabisid, mis ma oma elus leidnud olen. Sellel kasvab lausa sammal peal. See näitab, kui paganama iidne see asi on, kutid. Ja vaadake siia, sellel on suur lahinguarm. Pool näost on puudu. Ja ma arvan, et see on sellest teisest krabikarbist, mille me leidsime. Ma arvan, et see tüüp oli mingis lahingus ja võib-olla sai teisest jagu ning teine ei pääsenud. Te teate, et me jälitame mõningaid kõige eksootilisemaid loomi üldse ja oleme seda teinud siin Austraalias kõige eksootilisemaga. Nende kesknärvisüsteem asub tegelikult keha sees. Kui sa lähed otse sellest läbi, siis nii sa nad ka maha võtad. Seame selle täpselt nii üles. Lihtsalt surume selle otse läbi. Täpselt nii. Ja just seal, kutid, ta on täiesti surnud. Ja meil ongi meie hiigelkrabi kokkamiseks olemas, poisid. Wuhuu! Meil on siin üks äge väike koht olemas ja kohe selle taga on mangroovid. Loodame, et see saab olema hea koht. Ja oleme juba natuke puid koguma hakanud. Me ehitame selle siia üles, tüdruk. Peame minema mingit puitu koguma. Tubli tüdruk, tule lähme. Tavaliselt süüakse sünnipäeval kooki, aga Froth sööb siin mangroovides koos minuga mudakrabi.
kõik, jätke kommentaarides sõnnitlused. Frotil on sünnipäev, meil on hiiglaslik krabi, oleme siin väljas, ma proovin selle lõkke korralikult põlema saada. Ootame, kuni tuli veidi vaibub, saame ühtlase kuumuse ja siis paneme oma krabi otse peale. Sellepärast me seda teemegi, kallis. Tagasi Austraalias koos oma tüdruku Frothiga tema sünnipäeval. Ta on täitsa läbi ja meil on värske krabi. Tõsta söed veidi kõrvale. Siin on meil korralik söepõhi. Paneme selle otse peale. Täpselt nii ja see hakkab oma koores auruma. See muudab värvi. Kas sa suudad seda uskuda praegu? Tal on sünnipäev ja ta on nii väsinud. Ta magab nagu nott. Kõik on korras, tüdruk. Ma teen sulle krabi valmis. Kui sa ärkad, oled jälle valmis tegutsema ja sul on värske krabi ootamas. Ta on pagana kuum. Me võtame need ilusad sõrad. Sa püha taevas. See siin on mudakraabist pulgakommkutid ja see on uskumatu. Frott, sul on täna pidupäev, tüdruk. Läheb lahti. Tubli tüdruk. Sellepärast me seda teemegi. Meil on maailma kõige eksootilisem loom. Hiiglaslik mudakrabi rannas koos Frothiga. Ta pistab oma toitu nahka. Kutid, anname talle võimaluse. Lähme. Mudakrabist pulgakommid lõkke kohal. Mu jumal, kui sulle see meeldis, siis meil on veel videoid siin ja ma näen teid järgmises metsikus mereseikluses. Näeme siis, ära unusta laikida ja tellida. Šihuu!